Ma olen maapoiss, ma olen sündinud ja kasvanud Pärnumaal. Kui ma kaardi pealt praegu vaatan seda kohta, kus ma kasvanud olen, siis tõepoolest selle ümbrusest leiab väga palju metsi ja soid ja natukene põldusid ka. Mu lapsepõlv möödus tegelikult suurel määral põllumajanduse keskel. Mu isa oli mehaanik, mu ema oli kooliõpetaja. Ja ilma naljata minu lapsepõlves minu mitte ainult mänguasjadeks, vaid ka tööasjadeks juba alates 8., 9., 10. eluaastast olid päris traktorid ja päris autod ja päris mootorrattad. Aga ega mul nendega nüüd nii väga palju mängida ei lastud. Nendega oli vaja ikkagi tööd teha. Ehk teisisõnu, kui ma Koonga koolist lõpetasin 8. klassi ja seejärel Pärnu Jaagupi keskkoolis siis 11. klassi, siis veel kuni 1975. aasta jaanuarikuuni oli minu pilt väga selge, mis must tulevikus saab. Ja see oli see, et minust oleks pidanud saama tegelikult põllumajandustehnika mehaanik. Ma olin väga veendunud, et ma lähen õppima Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse põllumajanduse mehhaniseerimist. Ja siis oli jaanuarikuu 1975, viimane poolaasta oli algamas keskkoolis ja geograafiatundid oli õpetaja Maiste ja küsis meie kõigi käest siis, et mida te pärast kooli lõpetamist kavatsete tegema hakata. Ütlesin siis oma siira soovi teadmise ja kindla otsustuse, et lähen EPA-sse põllumajanduse mehhaniseerimist õppima. Järgnes hetkeline paus. Ma ei mäleta, kas õpetaja Maistega sellise vibutava sõrme tõstis või mitte, aga igal juhul ta ütles minule, et poiss, see on sul vale mõte, sa pead minema juurat õppima. Ja olgem ausad, ega sellest õpetaja Maiste sellisest repliigist, millele järgnes üsnagi sügav veenmis töö tema poolt. See oligi see pöördeline hetk, kus tegelikult siis minu valik langes juura kasuks ja nii ma siis ka 75. aasta sügisel ennast Tartust õigusteaduskonnast leidsin. Mu üsna selge arusaam oli see, et minust peaks saama tulevikus tsiviilõiguse õppejõud Tartu Ülikoolis. Ja see oli ka põhjus, mille pärast ma tollasesse aspirantuuri astusin, tänapäeval sellele üldse vastet polegi. Aga siis nende õpingute tulemuseks oli see, et mul õnnestus veebruaris 1987 kaitsta kandidaaditöö tollases Leningradi ülikoolis. Mul on hea meel ära märkida, et minu mentoriks ja väga suureks abiliseks oli Anatoli Sobtšak. Ehk minust pidi saama tegelikult siis Tartu Ülikooli õppejõud. Hiljem, kui asi sinnamaale jõudus, siis ei saanud minust algul õppejõudu, kuigi see oli väga selgelt tulevases perspektiivis, aga sai minust hoopis vahepeal põllumajandusjurist. Siis tulid pöördelised ajad. Ja tõenäoliselt selle imeprogrammide ettevalmistamisel ma vist jäin silma kahele inimesele, Jaak Leimannile, hilisemale majandusministrile, ja Edgar Savisaarele, hilisemale peaministrile aastatel 1990–1992. Ja nii juhtuski, et selle asemel, et hakata samme seadma Tartu poole, seadsime sammud hoopis Tallinna poole. Ja siis aprillikuus, täpsemalt 17. aprillil 1990 sai minust siis taas iseseisvunud Eesti riigi, sel hetkel ta loomulikult ei olnud veel taas iseseisvunud, esimene justiitsminister. Mis on minu silmis veelgi tähtsam, on Ülemnõukogu seadus, 8. mai seadus sümboolikast. Selle 8. mai seadusega ju mida tehti, tegelikult taas jõustati ja nüüd juba de facto, mitte enam de jure üksinda. Taas jõustati 38. aasta ehk siis Eesti Vabariigi sõjaeelse põhiseaduse 6 kõige olulisemat sätet. See lõplik eelnõu sündis tegelikult 7. mail Vabariigi Valitsuse istungi ajal. Ja meil istumise järjekord oli selline, et keskel oli peaminister Savisaar, tema paremal käel istusin mina ja omakorda minu paremal käel istus Lennart Meri, välisminister. Nagu välisministrile sageli oli omane, ta väga mitmetest valitsuse päevakorras olnud punktidest suurt huvi ei tundnud ja tegeles sageli oma mõtete koondamisega. Ta luges mingit sorti venekeelset ajalehte, see oli Läti ajaleht ja ma panin tähele, et ta äkki hakkas alla kriipsutama, märkmeid tegema, ta väga selgelt positiivselt erutus või innustus on õigem sõna.
Ja parasjagu see artikkel kõneles siis nii-öelda lätlaste plaanist nii-öelda ära muuta nii-öelda Läti nimi, tuua siis Läti Vabariik mitte ainult terminina, vaid mõistena ja teha teatavat sammud. Siis ta tegi seal mõned märkmed, pani need minu ette ja ütles, et Jüri, et loe läbi ja vaata ja mõtle, mis sa ütled selle peale. Ma siis lugesin ja mõtlesin ja vaatasin ja siis kirjutasin kiiresti Lennartile vastuseks, et jube õige mõte sul, seda tuleb kindlasti ka meil teha. Siis Lennart müksas mul sedasi kergelt õla peale, et kuuled, et veena nüüd peaminister ka selles ära kiiresti. Ma omalt poolt kirjutasin siis mõningad märkmed, tuginedes siis välisminister Meri seisukohtadele, lisades omalt juurde ja siis kirjutasin alla talle ka niimoodi, et Edgar, mulle tundub, et me peaksime kiiresti selle asjaga tegelema. Savisaar hetkeks siis jättis nii-öelda istungi juhatamise katki, see kestis võib-olla tõesti minutit paar, luges need märkmed kiiresti läbi, siis ütlesin, kuule, minge nüüd Lennartiga kõrvalt tuppa ja tehke see asi ära. Nüüd ma teadsin väga hästi, nii nagu paljudel tollastel poliitikas tipptegijatel, et see poliitiline tegevus ei ole mitte see strateegiline joon, mida ma tahan oma tulevikul kujundamisel silmas pidades. Mul oli päris selge, et ma tahan tulla tegelikult ikkagi oma professionaalse praktilise tegevuse juurde. Ja kui ma jaanuaris 1992 valitsusest ära tulin, siis ma jätkasin veel päris mitu aega tööd muidugi põhiseaduse kallal, põhiseaduse assamblee juures. Kuid tollal olid valik langenud, ainus probleem oli see, et selle valiku langemisega ei olnud hetkel midagi peale hakata, sellepärast et kui põhiseadus kehtima hakkas 3. juunil 1992, leidsin mina ennast tegelikult töötu olukorrast ja see oli päriselt niimoodi, see ei ole mingisugune klišee nali välja mõeldud või siis selline humoorikas jutujätk, mida mahlakas vürtsis nagu esitada, see oligi tegelikult niimoodi. 90. aastate alguses pärast seda, kui ma olin justiitsministri ametist ära tulnud, oli mul paar korda võimalus käia õppereisidel, üks neist toimus Saksamaale ja ka Prantsusmaale ja tollal professor Varul oli see, kes valmistas ette Eesti pankrotiseadust. Ja samamoodi oli sellesse pankrotiseaduse ettevalmistamisse kaasatud ka siis Pariisi advokaadibüroo Moquet-Bourdin & Associés. Olime Varuliga Pariisis, tõsi küll, minu roll oli seal suhteliselt tagasihoidlik, põhiliselt oli minu rolliks professor Varulit assisteerida ja ma ei tee nalja, praegu see oli tõsiselt niimoodi. Kuid meeldiv juhus ootas ees, kui me käisime ühel õhtusöögil koos siis Pariisi büroo partneriga Daniel Hurstelliga, siis ma rääkisin Danielile oma kurva saatuse ära, et polegi nagu midagi praegu peale hakata, et tööd pole. Ja siis Daniel tegi ettepaneku, et kuule Jüri, et teeme midagi koos. Ma küsisin, et mis asi see on, mida me siis koos teeme. No kuule, teeme Tallinnasse advokaadibüroo. Ega mul rohkem aega ei läinud kui 10 sekundit umbes, et sellele küsimusele positiivselt vastata ja selle õhtusöögiga ja selle otsusega oli tegelikult minu professionaalne saatus ära määratud. Ma olen erakordselt tänulik, et sel õhtul selline otsus sündis, ma ei ole seda otsust mitte kordagi kahetsenud ja ma ei ole ka mitte kordagi selle 20 peaaegu siis nüüd 7 aasta jooksul mõelnud mingi teise ameti pidamisele või mingi teise ettepaneku vastuvõtmisele, kuigi veidi sedasi ärplevalt öeldes ma võin öelda, et neid ettepanekuid ja võimalusi on olnud kümneid kindlasti kohe erinevatel aegadel, aga millele ma olen jäänud lojaalseks väga kindlalt on see sama otsus, mis ma tol õhtul Pariisis tegin ja veel tähtsam ma olen jäänud lojaalseks väga selgelt sellele büroole, kus ma olen töötanud ja kus ma tegelikult tõepoolest praktiliselt iga hetke selles tegevuses olen ka nautinud. Ma olen lõpmata tänulik prantslastele, kes õpetasid mind algusest peale nii-öelda lääne mudeli alusel bürood asutama, pidama ja arendama. Ja ma arvan, et nendel õpetustel, mis nemad mulle andsid, eriti olukorras, kus mul endal ju mingit advokaaditöö kogemust ju eelnevat ei olnud, ma arvan, et nendel õpetussõnad oli tegelikult hindamatu väärtus. Eriti nüüd tagasi vaadates, kus on võimalik öelda, et bürool on tõepoolest läinud lõppkokkuvõttes ikkagi erakorraliselt hästi. Aga 17. mai 1993 oli minu jaoks ikkagi väga närviline päev. Büroos Pärnu maantee 10 oli siis meie aadress, oli siis 2 inimest, mina ja assistent.
läheme siis hommikul pidulikult tööle ja piltlikult öeldes ootame ja mõtleme, et huvitav, kas keegi nagu uksele ka koputab. Keegi, kes võiks nagu klient olla. Piltlikult öeldes koputaski muide, aga see oli muidugi teistmoodi, mitte ainult nii-öelda füüsiline koputus ja see esimene, kes meie juurde tuli, oli Adam. Sõna otseses mõttes Adam, osaühing Adam. Ja see oli meie büroo esimene klient, me tegime osaühingul Adam päris palju algaastatel tööd. Õnneks lisandus üsna kiiresti ka palju teisi kliente, sealhulgas ka pangandussektorist. Ma nimetan seda vertikaalstardiks, mis toimus 1993-1995. Oli kahtlemata see, et Prantsuse kolleegide kaudu tekkis momentaalselt ka selline väga hea side ja suhe rahvusvahelisse kommuuni. Ja olgem ausad, me olime ju ikkagi praegu alles Nõukogude Liidust pääsenud, alles oma turumajandust üles ehitamas, alles oma õigussüsteemi üles ehitamas. See tähendas seda, et välismaine otsene osanik meie büroos, kes tegelikult ka väga selgelt aitas meid mitte ainult büroo pidamise, vaid ka professionaalsete teadmiste ja kogemuste poolest, oli mõnes mõttes väga selgelt välismaisele klientuurile kvaliteedigarant või kvaliteedigarantii. Ja see oli kindlasti üks oluline faktor, mis tõttu ka hakkas algusest peale kohe ikkagi vägagi selgelt hästi minema. Juba 1994. aasta septembrist tuli juurde järgmine partner Sven Papp, kellel on jätkuvalt väga tugev Rootsi turu taust, mis jällegi andis meil juurde välismaist klientuuri ja nii ta hakkas kohe loogiliselt järjest edasi siis arenema. Üks piksel, mille omal ajal kinkis meie büroole meie Leedu partner. Ja selle piksilmal on väga sümboolne tähendus, mitte ainult sellepärast, et ta on Toompeale suunatud, vaid sellepärast, et nagu me oleme kogu aeg rääkinud seda 1000-aastase büroo kontseptsiooni, et kõik peab olema tehtud ja mõeldud läbi pikas perspektiivis. Piksilm aitab aeg-ajalt, kui silmavaade jääb liiga lühikeseks, siis seda pikka perspektiivi meelde tuletada. Ja teine asi, mis mul on siin kabinetis, on teadvalt 2 sellist auhinda. Ja miks just need auhinnad? Üks on antud mulle Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa õigusturgude market makeri tiitel. See oli 3 aastat tagasi. Ja teine aasta 2014 õnnestus mul saada EY poolt korraldatava konkursi korras Eesti aasta ettevõtjaks. Miks need on siin? Need on siin sellepärast, et kui teatav hulk selliseid tunnustusi ja auhindasid ja trofeesid on individuaalset laadi, siis siin nendes 2 asjas on see kollektiivne alge, mis seondub meie bürooga erakordselt suure tähtsusega. Miks? Mitte ükski inimene, ei Jüri Raidla ega keegi teine advokaatidest ei ole üksinda mitte mingisugune market maker. Olgu siis tegemist Eesti algusaegadega või siis tänase päevaga. See market makeri roll ja sellega kaasnev tiitel on olnud võimalik tõepoolest ainult tänu sellele, et see büroo on selline, nagu ta on. Väga kõrge kvaliteediga ja väga edukas. Üheksakümnendate periood loomulikult oli tohutult palju erinev võrreldes sellega, mis on täna. Esiteks ikkagi Eesti õigusturg oli sel ajal ju veel suhteliselt tühi. Loomulikult ka siis oli juba konkurents olemas. Aga siis ei olnud konkurentsi küsimus mitte nii palju turunduslik aktiviteet või siis turu hõivamine või haaramine, kuivõrd see, et sa pidid olema professionaalselt tasemel, mis on lähedane lääne tasemele ja siis tuleb arvestada seda, et sel ajal oli ju Eestis 3 suurt reformi, omandireform, maareform, mis olid eeskätt nagu rohkem Eesti kesksed, aga erastamine, mis oli suurel määral tegelikult välisklientuuri keskne. Ehk teisisõnu siis oli küsimus sellest, et ikkagi käituda ja toimida nii, nagu lääne advokaadibüroodesse on kombeks ja tagada kvaliteet enam-vähem sellisel tasandil, nagu lääne advokaadibüroodes seda mõistetakse. Ja ma arvan, et siin oli meil sel ajal ka olemas väga selgelt turueelis. Me suutsime tõepoolest siin nagu konkurentsis väga kiiresti läbi lüüa ja jõuda väga heale turupositsioonile.
mis puudutab nüüd advokaadi töö iseloomu, siis veel korra tänu sellele, et me alustasime bürood kohe algusest peale välispartneriga, siis meil jäid ära sellised kasvuraskused, mis on seotud küsimustega, kas sinu isiklik omand ja büroo omand on kuidagi läbisegi või ei ole, millised on sinu eetilised toimimismeetodid, need olid meil algusest peale paigas, ega neid õpetussõnu, mida oli tarvis järgida, ega neid ei olnud ju nii palju, neid oli võib-olla 6-7 tükki, aga nad olid väga põhimõttelise tähtsusega. Ja seetõttu ma julgen küll arvata, et loomulikult professionaalselt oli büroo tase 90ndatel aastatel ju väga palju nõrgem, kui see on täna. Kuid ta oli väga selgelt ka siis juba vastav lääne standarditele. Töö iseloom oli ka väga palju erinev võrreldes sellega, mis on täna. Me oleme jõudnud ikkagi kuskil alates 2000ndatest aastatest suhteliselt tavapärasesse turumajanduslikku olukorda, suhteliselt tavapärasesse õigusturu olukorda. Meenutagem siinkohal, et jutumärkides Eesti uus õigussüsteem sai ju valmis 2. juulil 2002, kui jõustus võlaõigusseadus, mis tähendas seda, et praktiliselt kogu vana õiguskord oli asendatud uuega. Ja selleks ajaks said enam-vähem läbi ka reformiprotsessid, need massilised reformiprotsessid, mis 90ndatel aastatel olid tegelikult ju advokaadibüroode jaoks põhiliseks tegevusvaldkonnaks ja põhiliseks sissetulekuallikaks. Ja olgem ausad, nüüd sel hetkel oli päris oluline selline oma tegevuse ümberprofileerimine. Ja siin oli väga oluline see, et just nimelt selle uue õiguskorra tingimustes advokaadibürood oleksid selles uues õiguses võimelised väga kiiresti orienteeruma. Ja ärme unustame, et 2004 juba seisis ju ees ühinemine Euroopa Liiduga alates 1. maist. See tähendab seda, et Euroopa Liidu seadusandlusega harmoniseerimise protsess algas ju Eestis juba tükk maad varem. Miks ma seda juttu nii pikalt praegu räägin, on see, et kuni kuskil 2010. aastani oli advokaadipraktika pidevalt seotud paarisrakendis, ühelt poolt praktiseerimine ja teiselt poolt kas uue õppimine või uue loomine. Õppima peame ka täna pidevalt hommikust õhtuni, kuid see nii-öelda aktiviteetide vahekord on tänaseks märkimisväärselt muutunud. Tänases geopoliitilises olukorras, kus väga paljud asjad on muutunud hapraks, tahan ma jätkuvalt soovitada kõikidele otsustajatele, eeskätt poliitilistele otsustajatele, igal hommikul pärast ülestõusmist lugeda läbi põhiseaduse preambula. Missioonitunnet saab rakendada alati, aga seda missioonitundega välja paista on praegu keerulisem ja praegu on raskem. Ehk teisisõnu, sa pead tänapäeval samasuguse nii-öelda avaliku tuntuse saavutamiseks, avaliku tunnustuse saavutamiseks, ega olgem ausad, inimesed peavadki olema ambitsioonikad. Ambitsiooni üheks osaks on ka tunnustusvajadus. Selles osas on kahtlemata tänapäevane keskkond palju keerulisem ja palju raskem. Aga kes on pühendunud, kes tahab, kes soovib ja kes on järjekindel. Ma sõnastan just nimelt seda järjekindlust kui kõige olulisemat edufaktorit just sellise missiooni realiseerimisel ja missiooni tutvustamisel. Siis on see võimalik igas ühiskonnas ja kindlasti Eestis kergemini veel kui suurriikides, sest et Eesti väike ühiskond on võimeline ka nii-öelda uusi tegijaid kiiresti leidma, kiiresti nägema ja kiiresti tunnetama ja tunnustama. Advokaadil on, minu silmis on advokaadil ühiskonna jaoks vähemalt 3 olulist sellist rolli. Esimene ja loomulikult kõige tähtsam, advokaat saab kõiki rolle täita ainult siis, kui ta väga korrektselt ja kvaliteetselt, kiiresti ja siiralt oma klienti teenindab. See on selge. Tähendab nüüd, ja kliendi teenindamine ei ole ainult see teenus, ja kliendi teenindamine kaugeltki mitte ei ole ainult raha teenimine. Kliendi teenindamine, mida laialdasemalt on kliendi teeninduse kvaliteet kõrgel tasemel, seda paremal on tervikuna ka ühiskonnal õiguslik kvaliteet ja selle tase. Ehk ka kliendi teenindamise kaudu tegelikult advokaat loob ja tõstab ühiskonna teatavates segmentides professionaalset ja ka tervikuna ühiskondlikku taset.
Teine on kahtlemata see, et advokaat on, kuna tal on teatav ühiskondlik missioon juba ainuüksi oma kliendi teenindamise kaudu ja advokaat on ka tegelikult osa õiguspraktikast, õiguse rakendamisest, eks ole. See tähendab seda, et ka advokaat oma kliente teenindades peab silmas pidama seda, et väga selgelt oleks järgitud ka mitte ainult õigus, see on elementaarne, vaid ka õigluse printsiip. Tõsi, õigluse järgimine õiguse kohaldamisel ei ole kunagi kahjuks absoluutne. See on põhimõtteliselt natukene nagu kilpkonna ja Achilleuse võidujooks. Sa pead alati selle absoluutse õigluse poole pürgima ja püüdlema, teades, et mitte kunagi sa lõplikult seda kätte ei saa. Aga see pürgimine, püüdlemine ja siin tõesti püüdluste maksimeerimine on ülitähtis. Ja kolmas osa on kahtlemata nüüd see, mida advokaat peaks tegema pro bono ühiskondlikus korras, ükskõik olgu siis tegemist riikluse edendamise või arendamisega, õiguse edendamise või arendamisega või mõne muu tegevusega. Ja siin on väga lihtne printsiip. Ma arvan siiski väga selgelt seda, et nende advokaatide jaoks, kellel on karjäär kulgenud edukalt ja nende büroode jaoks, kellel on karjäär kulgenud edukalt, laskumata mis tahes klišeesse, sellel on oma väga selge soodustus, mis on saadud tervikuna ühiskonnalt ja riigilt. Ehk teisisõnu, ühiskondlikus tegevuses riigi, inimeste ja õiguse aitamine on advokaadi moraalne kohustus. Advokaadibüroo vara, kui üldse varast rääkida, ei koosne nendest laudadest ja toolidest ja arvutitest, mis on väga vajalikud, sest advokaadibüroo ei saa ilma selleta toimida. Kuid meie põhiline vara on inimvara. See tähendab seda, et büroo vara on need kõrgesti kvalifitseeritud spetsialistid, kes tõepoolest on motiveeritud nii moraalselt kui materiaalselt selles büroos töötama. Üks mu hea partner Toomas Vaher ütles hiljuti meie omavahelises vestluses väga hästi, et mis asi on advokaadibüroos töötamise puhul õnn. Ja tema definitsioon oli see, et õnn on see, kui inimene hommikul tuleb rõõmsalt ja õnnelikult tööle ja õhtul läheb rõõmsalt ja õnnelikult koju ja teeb seda päevast päeva niimoodi. Ehk teisisõnu, ka siin on see kombinatsioon tööalasest sobivusest ja kodusest heast taustast väga-väga tähtis. Teine asi, mida ma omalt poolt on küll algusest peale väga tähtsaks pidanud ja propageerinud, on see, et kui sina tahad advokaadibürood edukalt pidada ja seejuures ka ise olla edukas advokaat, siis advokaadibürood ei saa juhtida seda tõugates või administreerivalt või hoidku jumal mingisuguste eriliste käskude andmise kaudu. Advokaadibürood tuleb juhtida sõna otseses mõttes tõmmates. Ja tõmbamine tähendab seda, et sa pead seda bürood piltlikult heas mõttes endaga kaasa vedama. Sa saad teda kaasa vedada ainult sel juhul, kui sa ise oled professionaalselt tugeval tasemel. See tähendab seda, et sinu enda professionaalse teadmise kogemusega peavad kolleegid arvestama, mitte sellepärast, et sul on juhtimise positsioon, vaid sellepärast, et sa oledki juhtimise positsioonil seetõttu, et sul on olemas need omadused. Ehk advokaadibüroo juhtimine tähendab mitte tõukamist, vaid vedamist. Muudatused, ma arvan, järgmise 10 aasta jooksul advokaadi praksises on suuremad veel, kui nad olid eelmise 10 aasta jooksul. Kui me 90-ndatel muide alustasime, siis lääne bürood olid üllatunud, isegi hämmastunud, et me alustasime tegelikult tehniliselt ja tehnoloogiliselt nii väga heal tasemel. Ja nende tase oli tegelikult nõrgem. Miks? Kuna me alustasime nullist, siis oli meil mõttekas sel hetkel osta kõige parem, mis sel hetkel oli saada. Kuna vanad bürood läänes olid alustanud ka nullist, aga 100 või 200 aastat tagasi, siis nendel oli alati probleem selleks, et ajaga kaasas käia, nad pidid olemasolevaid süsteeme pidevalt vahetama. Ja see süsteemide vahetamine on teatavasti väga kallis lõbu. Aga midagi pole parata, nüüd me oleme tegelikult ise sarnases olukorras, kuigi mitte 200 aasta perspektiivis, vaid tegelikult 10 aasta perspektiivis. Tempod on nii palju kasvanud, et meie nii tänased kui ka tulevased kolleegid peavad arvestama seda, et väga suur osa seda tööd, mida võib-olla siin 10 aastat tagasi tegi ära selline noorema põlvkonna juristide, advokaatide armee, olgu siis tegemist due diligence'iga või isegi olgu tegemist lepingute, projektide esimeste versioonide koostamisega,
siis õige pea ka Eestis teevad selle töö ära masinad. See tähendab seda, et advokaaditöö tegelikult oma kvalifikatsiooni nõudmise seisukohalt muutub veel keerukamaks ja veel nõudlikumaks, sest klientuuri jaoks jääb nüüd nii-öelda inimtööks see, mida tegelikult robot ei suuda. Ja neid valdkondi õnneks, mida robot ei suuda, on ikkagi piisavalt palju. See tähendab seda, et advokaadiamet on vähemalt 2000 aastat vana ja ma arvan, et küllap ta paar tuhat aastat kestab veel, sellepärast et ka kõige paremad masinad ikkagi inimadvokaati asendada ei suuda, kuid muutub väga tugevalt töö iseloom. See on täitsa kindel. Kus kindla peale robotid ei suuda advokaati asendada, on kohtulikud väitlused ja lepingute läbirääkimised. Tehnilist tööd, draftimist, siis projektide kirjutamist. Seda on tõenäoliselt võimalik juba lähema 5-6 aasta jooksul prognoosida, et seda tehakse päris palju masinatega. Aga see, kus jääb inimlik moment väga selgelt sisse, on kõik see, kus on tegelikult mängus isegi käitumismaneerid, miimika, kehakeel. Robotitele võib ju malemänguga selgeks õppida, aga ikkagi inimeseks nad tõenäoliselt vähemasti lähema 100 aasta jooksul ei muutu. Nüüd, mida ma tahan soovitada noorematele kolleegidele, mitte ainult koostööd robotitega, vaid ma tahan kindlasti soovitada seda, et selleks, et olla edukas advokaat, selleks, et saada edukas advokaadiks, on loomulikult elementaarne see, et sul on olemas piisavalt head, et mitte öelda väga head juriidilised teadmised. Aga see on elementaarne. See, kas sinust kujuneb tõepoolest edukas või väga edukas advokaat, sõltub suurel määral suhtumisest. Sõltub suurel määral töökusest ja sõltub suurel määral sellest, kuidas sa tegelikult oskad suhelda ja suhestuda kliendiga. Nendel aegadel, kui ma pidasin veel büroos päris palju tööintervjuusid, ma mõnikord ehmatasin noori kolleege, kes tööintervjuule tulid selle, kui ma teadsin endale, et tead, hea sõber kolleeg, meie büroos klient ei ole kuningas. Selle peale saabus hämmastanud vaikus, üllatunud suured silmad. Ma ütlesin selle peale, et klient on meie büroos jumal. Ja lähtuvalt sellest tuleb ka käituda, eks ole, et ei ole olemas suuremat eeldust advokaadil kui kliendiga korrektse ja korraliku suhte pidamine. Ja kindlasti suhtumine ja suhestumine tuleb silmas pidada seda, et advokaat ei ole ainult elukutse. Advokaat ei ole ainult töö tegemise komme. Advokaadiks olemine on tegelikult eluviis. Ja see tähendab seda, et ka need ajad ei ole üldse veel möödas, kus ikkagi klient eeldab väga selgelt seda, et advokaat on talle kätte saada, kui mitte 24/7, siis 18/6 päris kindlasti. See tähendab 18 tundi ööpäevas ja 6 päeva nädalas. Ja teine asi, mida tuleb kindlasti silmas pidada, on see, et mida rohkem aeg edasi läheb, seda klient üha rohkem hindab seda, et sinu vastus oleks kiire ja siiras. Ja mis see tähendab? Kiire tähendab seda loomulikult, et ma pean kliendile kiiresti vastama ja kui mul ei ole võimalik anda sisulist vastust, siis ma lihtsalt ütlen kliendile 2 tunni jooksul, millal ma vastan. Siis ka klient juba teab ja oskab sellega arvestada. Ja siirus tähendab seda, et kahetsusväärsel kombel on kliendile vaja aeg-ajalt, et mitte öelda päris sageli, eriti vaidluste puhul, edastada ka negatiivseid sõnumeid. Ja siin on väga tähtis nüüd, et advokaat jääks kliendi ees ausaks ja siiraks. Jah, hetkel on see raske, kuid pikas perspektiivis klientuur ja turg hindab seda väga kõrgelt. Nii et järjekindlus, töökus, advokaadiametit tuleb pidada eluviisiks ja järgida tuleb mantrat, mille nimeks on kiirus, siirus ja kvaliteet. Advokaaditöö ja advokaadi elu ei saa koosneda ainult õigustööst. Kui sa oled tegelemas ainult õigustööga, siis tegelikult küllalt suure tõenäosusega mingil hetkel saabub frustratsioon, tekib isegi võib-olla mingisugune mandumine ja lõppkokkuvõttes sinu advokaadi potentsiaal mitte ei suurene, vaid väheneb. Ma olen veendunud, et väga paljudel, kui mitte enamikel advokaatidel on olemas hobid ja kindlasti on ka mul need hobid olemas ja ma toon välja 2 hobi. Üks, mis on väga selgelt õigusega seotud ja teine, millel puudub õigusega igasugune seos. Esimene või täpsemalt siis teine neist, kui ma sain 50-aastaseks, siis veel enne seda käis mul peas kogu aeg üks selline
mitte selline kummituslik mõte, vaid selline kinnisidee. Ma olen pärit maalt, nagu me eelnevalt ütlesin, ma olen pärit Pärnumaalt. Sünnikoodus oli omal ajal talu, kus ma siis tegelesin kõikvõimalike traktorite ja põllumajandusloomadega ja nii edasi. Mul ei ole põhjust eeldada ja arvata, et minu järgnevad põlvkonnad lähevad sellesse maakohta kunagi elama ja seda kohta edasi pidama. On tore, kui nad seda teevad, kuid neil ei ole selleks vähimatki moraalset kohustust. Ja siis hakkas minus väga selgelt tekkima soov see sünnikoht kuidagi selgelt ära põlistada. Põlistada viisil, mis kestaks 100, 200 ja 300 aastat. Nii nagu advokaadibüroo puhul ma räägin seda, et advokaadibüroo peaks kestma 1000 aastat, siis loomulikult on see metafoor, see on ülekantud tähenduses. Meile mõte on see, et advokaadibüroo pidamisel sa pead kõiki otsustusi ja kõiki asju tegema pikka perspektiivi silmas pidades, olgu siis tegemist materiaalsete või vaimsete väärtuste kogumisega sellesse büroosse. Oma kodukoha ja oma sünnikoha põlistamisel tekkis mul vastupandamata idee hakata sinna rajama tammikut. See tammik on rajatud praegu väga selgelt pargina. Ma alustasin sellega 2007. aastal, vahetult enne, kui ma sain 50-aastaseks. See tammik on natukene väiksem kui 1 hektar. Seal on väga palju puid, arhitekt tegi sellele tammikule korraliku plaani. Ma olen natukene seda plaani rikkunud, arvates, et äkki oma looming juurde panna läheb asi veel paremaks. Aga mis on selle hobi, ja see on kindla peale minu väga suur ja väga oluline hobi. Mis on selle hobi juures tähtis on see, et esiteks on mul olnud võimalus sinna tammikusse kutsuda oma nimelisi tammesid istutama väga palju tuttavaid sõpru, nii sõpru ja tuttavaid avaliku elusfäärist kui ka eraelusfäärist. Ja loomulikult need sellised mõnes mõttes tseremoniaalsed tammede istutamised on olnud midagi sellist, mis meie vahelisi suhteid nende inimestega on väga meeldivalt ja mõnusalt tsementeerinud. Ma olin kohustatud just eile hommikul kokku lugema kaardi pealt, palju siis praegu nimelisi tammesid mul tammikus on. Hetkel on neid seal 77 ja ma võin juba täna kindlalt öelda nii, et sügiseks on vähemalt 80, kui mitte 81. Sest lihtsalt mõnede heade tuttavatega on istutamised suveks kokku lepitud. See tammiku pidamine, ma käin seal kuskil 2-3 korda suvekuudel ka 4 korda kuus või 3 korda kuus. See on erakordselt suur füüsiline pingutus sel päeval, kui ma hommikul lähen, siis õhtul tulen. Ma olen õhtul tulles tagasi Tallinna koju tulles erakordselt väsinud ja sama erakordselt õnnelik ja rõõmus. Just nimelt selle üle, et nendel töödel, mida ma seal tammikus teen, erinevalt advokaaditööst, seal on see töö resultaat praktiliselt õhtuks juba näha. Ja mulle piisab 5 minutist. Ja ma saan seda töö resultaati nautida ja mul on selles mõttes selline hobilik rahuldus täielikult olemas. Teine hobi, mida ma tegelikult ei taha hobiks nimetada, sellepärast, et seda, kui ma nimetan riigireformi hobiks, siis võivad mõned kuulajad pidada seda võib-olla natukene riigireformi ideed ja kogu seda protsessi alahindavaks, aga minu silmis on see täpselt vastupidi. Ma olen riigireformi endale nii omaks võtnud ja nii sisse võtnud, et ta on minu jaoks tõepoolest mitte ainult hobi, vaid täiesti selgelt ka üks osa minu igapäevasest mõtlemisest ja väga sageli ka igapäevasest tööst ja tegemisest ja nii juba 10 aastat. Ja mis seal salata, kuna ma omalt poolt olen juba circa 10 aastat sellesse protsessi erakordselt palju panustanud, siis see on minu jaoks selline nii-öelda hüper või super hobi, mille tulemusi ma väga kangesti tahaksin näha, mitte sellepärast, et mul oleks endal mingisugune personaalne kiiks, mis sellega on seotud, vaid sellepärast ma olen sügavalt veendunud, et väheneva ja vananeva rahvastiku tingimustes, muide ühe stsenaariumi järgi, mille on rahvastikuteadlased kokku pannud, on aastal 2100 võib-olla Eestis ainult 800 000 inimest. See tähendab seda, et Eesti riik ei ole materiaalselt võimalik enam nii kallilt pidada. See tähendab seda, et lihtsalt selle riigi avaliku võimuorganisatsiooni efektiivistamise kaudu, nagu me oma kontseptsioonis ütlesime, riigi erksamaks muutmise kaudu on vaja saavutada see, et kui kunagi minu tütrepojad ja tütretütar oma 60. sünnipäeva tähistavad, nii nagu mul seda oli võimalik teha 2 aastat tagasi, et nad teeksid seda kindla peale vähemalt samas heas Eestis, kuid loodetavasti ikka veel paremas Eestis. See on selle riigireformi eesmärk.
üks väga oluline töö 90. aastate alguses ja ka keskpaigas oli erastamine. Aga meil oli väga suur võimalus 1993. aastal osaleda ka Eesti erastamisseaduse väljatöötamise nõustajana, aga Eesti erastamisagentuuri põhikirja ja sealsete esimeste töölepingute puhul me olime päris keskses rollis, et need kokku kirjutada. Ja loomulikult konfidentsiaalset informatsiooni me siin avaldada ei tohi, kuigi see on juba praegu rohkem kui 20 aastat vana, kuid fakt on see, et need olid ühed esimesed sellised advokaadibüroo poolt löödud dokumendid, millel oli otsene suhe ja seos Eesti jällegi selle riikluse ülesehitamise ja riikluse toimimisega. Selle riigi toimimisega ja riigi ülesehitamisega, nagu ma ka varem olen korduvalt öelnud, mul on olnud 2 ajalooliselt väga suurt ja meeldivat võimalust. Esiteks töötates justiitsministrina 1990–1992 ja siis Põhiseaduse Assamblee juures. See oli esimene episood ja esimene vaatus ja teine on nüüd viimane 10 aastat tegelemist riigireformiga. Nii et midagi ei ole parata, ma pean konstateerima seda, et ajalugu on pakkunud mulle selliseid meeldivaid võimalusi, kus tõesti on võimalik olnud ennast realiseerida advokaadina ja ka advokaadi poolt edendatavas ühiskondlikus tegevuses. Küsimus nüüd advokaadi töö nauditavusest ja advokaadi õnnest on üks tõeliselt filosoofiline küsimus, mis mulle täitsa meeldib seda hakata lahti mõtestama ja ma nüüd lähen oma jutu alguse juurde tagasi. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss, siis isa õpetas mind alati niimoodi, maal oli vaja teha puid, igal aastal meil oli vaja teha 30 ruumimeetrit puid selleks, et talvel oleks tahjud köetud. Ja meil oli isaga isegi selline väikene võistlus see, et puuriit tuli laduda sirgena ilma nööri ja sedasi laua kasutamiseta, tähendab silmamõõdu järgi. See tähendas seda, et sa pead kogu aeg oma laotavat puuriite käima otsast vaatamas, kontrollimas, silmaga mõõtmas, vajadusel toksima, vajadusel väljapoole tõmbama puid. Ja miks ma seda juttu praegu räägin, oli see, et kui sa oled tegelikult sellise harjumuse omandanud, et sa pead tegema ka lihtsa töö puhul kvalitatiivselt, selgelt kõrget klassi tulemuse, siis saabub üks väga oluline faktor sinu ellu. Sa hakkad tegelikult kvaliteetselt tehtud tööst ja selle tulemusest tundma erakordselt suurt naudingut. Kui sa mingil ajal saavutad võib-olla isegi oma tulemused liiga kergelt, ja kui sa ei pea vaatama järgi, kas puuriit on ikka täpselt sirge või mitte, siis uskuge mind, saabub paradoksaalne olukord sellisest tööst ja selle töö tulemusest tunned sa muidu vähem naudingut. Ehk teisisõnu, kui sa paned oma töösse kogu oma maksimaalse kvaliteedi otsingu ja pingutuse, siis sa tegelikult naudid seda tööd ja naudid seda tööd ka igapäevaselt. Tõsi on see, et laotud puuriit pakub sulle professionaalse rahulduse palju kiiremini kui advokaadi töö resultaat, sellepärast, et advokaadi töö resultaat saabub sageli mitte päevade, vaid kuude, mõned projektid kestavad aastaid, mõned protsessid kestavad aastaid ja seetõttu on väga tähtis, et sa enda jaoks mõtestad lahti ka selle, et sinu töös ka sellised mitte lõplikuid, vaid vahetulemused, kui nad on perfektselt soorituse tagajärjel saavutatud, on midagi see, millest sa pead suutma rõõmu tunda. Ehk teisisõnu, ühelt poolt sa pead suutma väga tugevalt panustada, kuid teiselt poolt sa pead oskama õppima ka vahetulemustest ja lõpptulemustest rõõmu tundma. Aga õnnega on selline asi, et õnn on tõenäoliselt õnneks üks selline nähtus, mis on defineerimata, isegi legaaldefinitsioon õnnele puudub, kuigi tänapäeva ülereguleeritud maailmas püütakse praktiliselt kõiki asja hakata juba defineerima. Õnn on tunne. Ja õnn on selles mõttes väga selgelt ka subjektiivne tunne, nagu ma eelnevalt ütlesin, ja see kehtib ka tõepoolest minu enda puhul. Kui ma ikkagi hommikul tööle tulla tahan ja ma tunnen rõõmu selle üle, ma tulen siia, ma tunnen rõõmu selle üle, milliste heade inimeste ja kolleegidega ma oma büroos kohtun terveks päevaks, terveks tööpäevaks. Ja ma lähen õhtul tagasi rõõmsalt koju, mitte sellepärast, et ma tahan büroost ära joosta ja põgeneda, vaid sellepärast, et mind kodus ootavad teised inimesed, kellega mul on väga hea koos olla. Siis ma arvan, sellest tegelikult juba õnneks piisab. Olgu siis tegemist advokaadiga või mõne teise muu elukutsuse esindajaga.
Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.